Minu silma laseroperatsioon on tehtud 2 päeva tagasi. Ja ma olen praeguste tulemustega väga rahul. Ma näen kristallselgelt ja see on lihtsalt uskumatu. Mul ei ole olnud nagu mingeid väga raskeid läbielamisi ega midagi, et enesetunne oli kohe peale operatsiooni hea ja praegu ka ilma muutusteta. Kuna ma töötan meikarina, siis silmanägemine on alati olnud nagu väga oluline osa. Et tööd on see pisut häirinud, aga pigem nagu ma tooks välja igapäevaelu, et kaugele nägemine on olnud nagu alati probleemiks, et silmad kipuvad ära väsima ja õhtut on lihtsalt siuke nagu raske tunne. Ma olen sellest juba ammu mõelnud. Mu vend käis kunagi laseroperatsioonil ja tema nagu emotsioonid olid väga head sellega seoses ja ilmselt sealt mul nagu sai see idee pähe kasvama, et ma usun, et tänu oma vennale ma olen siin. Ma ei olnud kusjuures üldse närvis, sest et ma ei osanud mitte midagi nagu oodata. Ma ei teadnud mitte midagi, mis sealt tulemas on, et ilmselt sellepärast ei olnud ka mingisugust närvi. Põhimõtteliselt väga suuri mingeid kahtlusi ega hirme mul tegelikult operatsiooniga seoses ei olnud. Ma vist usaldasin suht arste ja kõiki, et mingi väike närv ikka tuli enne sisse, kui jalutama hakkasid, aga see on juba unustatud asi. Ma arvan, et see võttis aega, kogu protsess nagu ise oli, ma arvan, 10-15 minutit, kuni sind sinna laua peale pannakse ja kõik asjad ära tehakse, aga see laser ise oli, ma arvan, mingi 20 sekundit. No minu jaoks oli terve aeg silme ees korralik ilutulestik, nagu see toimus päris palju. See surve vist silmadel oli nagu siuke ebameeldiv, aga adrudend, et nagu. Ma arvan, et see, et ma ei teadnud nagu mitte midagi oodata ja kui see hetk nagu käes oli, siis seda oli kuidagi väga palju, et minu jaoks võib-olla oli ebameeldiv see, et ma ei saanud oma silmi kinni panna, et oleks tahtnud nagu mingi hetk korra kinni panna nad. No ma arvan, et ikkagi see tulemus on see, mis mulle selle protsessi puhul kõige rohkem meeldis, see, et ma näen ideaalselt. Enne operatsiooni siis kordati veel meile kõik üle, kogu taastumised, asjad, kõik värgid-särgid, et istusime seal oma pundiga ja ootasime ja tore oli. Esimene päev me tegelikult lõpetasime operatsiooni suhteliselt hilja, ma arvan, et kell oli mingi 5-6 õhtul, et otseselt õue me enam nagu sellel päeval ei läinud, ehk siis me olime tegelikult hotellitoas terve õhtu ja nagu ma nägin siis küll, et ma näen oluliselt kaugemale, kui ma siis nägin, aga see pilt oli ikkagi veel siukene veits hägune, et päris tulemusi ma arvan, et ma ütleks, et järgmine päev, nagu kui ma välja läksin, siis oli ta teema. Pärast operatsiooni ma olin nii kergendatud, ma sain aru, et see kõik on tehtud, mul ei olnud mingit närvi, mul oli lihtsalt nagu mega suur kergendus, et see on lõpuks tehtud ja ma olin kuidagi nagu ulmeliselt rahul juba siis. Esialgu oli natuke keeruline see, et ma ei saanud telefoni kasutada ega nagu lähedale vaadata, et see lähedale vaatamine oli minu jaoks nagu alguses päris nagu udune, et see nagu oli esialgu veits keeruline. Ma arvan, et siin ei ole nagu mingit küsimust ega kahtlust, et ma arvan, et ma soovitan reaalselt kõigile, kellel vähegi nagu silmadega probleeme on, et mul isiklikult ei olnud suur miinus, mul oli -1 põhimõtteliselt.
See on tegelikult väike, aga ikkagi nagu väga-väga häiriv, et kui sa vähegi kahtled, siis sellel ei ole pointi, et praegune tehnoloogia on nii arenenud, et see on lihtsalt naeruväärselt lihtne saada enda nägemine korda. Me leidsime kliiniku, ma olin enne sellest juba kuskilt nagu kaugelt kuulnud, vist isegi Facebookis kunagi käinud, aga Joosepi sõbra kaudu vist tuli see nagu final otsus. Mu vend on käinud varem laseroperatsioonil, aga see oli ikkagi väga-väga kaua aega tagasi, et ma arvan, et siis võib-olla need tehnoloogiad ei olnud nagu nii advanced, kui nad nagu praegu on. Aga jah, minu teada praegu, jah, mõned tuttavad on ka olnud, sõbrad ja tuttavad, kelle kohta ma olen nagu uurinud, kes on käinud. Väga palju nagu hirme ei olnud, et me enne isegi vaatasime ühe video ära Joosepiga, lihtsalt kuidas kogu protsess nagu välja näeb ja see nagu andis mingi kindlustunde, sest et siis sa vähemalt teadsid enam-vähem step by step, mis nagu võib juhtuma hakata. Et see nagu rahustas lõplikult maha. Kogu kontakteerumine kliinikuga oli äärmiselt lihtne. Tõesti nagu kas päeva jooksul minu meelest juba vastati meile ja kogu suhtlus oli üleüldiselt nagu hästi pingevaba ja hästi lihtne, et mis mulle meeldis, et mul ei olnud tunne, nagu ma suhtleks kliinikuga, vaid nagu ma suhtleks inimesega, et see oli kuidagi hästi meeldiv. Kogu meie reis, ööbimine siin on olnud väga-väga meeldiv, et bussisõit nagu ikka mõnus Lux Expressiga, aga hotell on olnud tuus, vastuvõtt oli ka väga mõnus receptionis, et ma olen kõigega väga rahul, ma ei oska midagi nagu vinguda. Kõik need testid ja asjad, mis sinuga enne tehakse, need läksid nagu nii kiiresti, et ma ei jõudnud isegi üldse mõelda nende peale. Käisid muudkui riburada neid masinaid läbi, et see kõik käis hästi kähku, et see mulle nagu meeldis, et sul ei olnud kaua aega seal midagi mõeldagi muneda. Mul on tunne, et see taastumine on praegu nagu kuidagi ikka väga valutult ja lihtsalt läinud, et juba peale operatsiooni tegelikult ma käisin silmad lahti ja mul ei olnud nagu mingeid probleeme. Eile võib-olla äkki oli tunda nagu midagi oleks silmas, aga kuidagi see taastumine on olnud nagu hämmastavalt lihtne. Me läksime siis järgmine hommik peale operatsiooni õue ja ma olin nagu kuidagi täiesti seal hotellitoas ära unustanud, et me käisime seda operatsiooni tegemas ja kui me välja astusime, siis ma lihtsalt puhkesin nutma. Puhtalt sellepärast, et ma ei ole näinud juba, ma ei ole aastaid kandnud prille, ma ei ole tõesti, ma ei olnud isegi teadlik, millest ma olen nagu ilmane jäänud, et see tunne oli lihtsalt ebareaalne. Ma ei ole olnud eluaeg väga suur prilli ega läätsekandja. Prille ma kunagi kandsin, siis ma istusin 10 korda katki ja ma viitsin tegeleda, siis ma otsustasin läätsede kasuks, aga läätsede miinus on see, et sul peab olema ikkagi kindel nagu režiim sees, et sa mäletad, et need on sul silmas ja kõik, et ma kippusin unustama, ma jäin ikka paar head korda läätsedega magama ja kõik need jutud, et see oli nagu, see on lihtsalt tüütu, see on mingi lisakohustus reaalselt. Ma soovitaks seda laseroperatsiooni absoluutselt kõigile, kes vähegi nagu kahtlevad või mõtlevad või mis iganes, et see tulemus on väärt absoluutselt kõike. Mulle meeldisid kõik tegelased, kellega me siin kliinikus kokku puutusime. Kõik olid hästi pingevabad, kõik käis hästi kähku, kõik oli nagu lihtne, et väga nagu see tegi kogu protsessi nagu väga meeldivaks. Keelebarjääri ma ei tundnud, kõik said kõigest aru ja suhtlemine oli selles mõttes nagu läks ladusalt. I'm running out of words actually. It's like the best thing ever happened and I'm like so thankful that we had this opportunity just to kind of try it out. But other than that, I'm pretty sure I would have come like in a couple of years for sure, like myself. Because like
this is huge. This is seriously like we were just laughing. Like it's just like you were reborn or something because like the world is just so different. Like I'm so thankful, seriously. So